tere! Täna ma jagan sinuga sellist perekonnasüsteemi programmi nagu ohvriprogramm. Ja kui sa mõtled natuke enda peale ja mõtled oma suguvõsa peale, ükskõik siis kas põlvkond 2, 3, 4 tagasi, siis mis on seal toimunud, mis on seal juhtunud ja kuidas need inimesed on pidanud käituma selleks, et toime tulla. Ja ta on tekkinud selline huvitav kolmnurk nagu ohver, päästja, agressor. Ja see on toiminud põlvkondade kaupa, meeste ja naiste vahel, erinevate põlvkondade vahel, siis ühiskonna ja inimeste enda süsteemid ja perekonnad on konfliktis olnud. Nii et see süsteem, meie enda süsteem on võtnud omaks selle kogemuse, see päästja, agressor, ohver, kolmnurga ja midagi ei ole teha. Meil tekivad olukorrad elus, kus me satume sellesse kolmnurka ja me võtame omaks teatud käitumismustrid. Isegi kui me teame, et see ei ole õige, isegi kui me ütleme endale, et oot, tegelikult nii ei peaks ju käituma, siis süsteem kisub nagu ikkagi selle tuttava poole. Läbi väga sellise hea enda tundmise ja selle kolmnurga jälgimise, kuidas ma satun mingites olukordades just sellesse kolmnurka, tegelikult me saame sellest väljuda. Ja mõnikord mul on öeldud, et kas tõesti Kairi, päästja on ka nagu ohvri rollis? Absoluutselt, sest me teeme midagi selle jaoks, et, ja ma panen siia 3 punkti. Ohvri rollis on mingisugune puudus meie süsteemis, mida me täidame ja ükskõik mis puudus ja kust kohast see siis tuleb. Tunnustuse vajadus, see näitab seda, et ma tegelikult ei väärtusta ennast, tähelepanu vajadus, see tähendab seda, et ma ei ole seda piisavalt saanud ja nii edasi. Ja teine väga oluline koht on see, et seal kõige all on alati hirm. Ja kui on seotud hirmuga mingi asi, siis ma olen igal juhul ohvriprogrammis ja läbi hirmu käitumise ma olen seotud momentaalselt ohvrirolliga. Nii et kui ma hakkan ennast jälgima ja ma saan aru, et teatud olukordades ma mingisuguseid samme teen mingisuguse reaktsiooni, imeliku reaktsiooni pealt või vastupidi, ma ei tee just mingeid samme, sellepärast et mul on hirm, siis see tähendab seda, et ma olen seotud selle ohvri rolliga. Ennast jälgides, tähele pannes, enda süsteemi ära õppides, saame me sellest tegelikult väljuda. Ja mul on tunne, et praeguse aja inimestel, need kõik, kes me siin oleme, ongi meie ülesanne sellest just väljuda. Läbi selle iseenda austamise, läbi iseenda tundma õppimise, enda väärtustamise, usaldamise ja julgemalt edasi liikumise väljume tegelikult sellest ohvri rollist. Nii et ma soovin sulle südamest edu.